Eile tuli mulle küla vahel loksuruudi vasta. Noh, see meie valla kõik, see suurem joodik. Omal ajal koloosis anti talle ikka hädaabitöid, nagu kivikoristus ja kraavi äärte niitmine ja nüüd on tal ühe mehe aktsiaselts jookäpuli. Tuli teine vasta, nina sinine peas ja näägutas. No, Leontine, kuda te siis ka elate vabas Eesti riigis? Kas ikka tööka eesrinlase elu? Varsti avaldatakse kõigi medalisaajate nimekirjad, küll me siis vaatame, mis teie suguse häbiga teha. Selle peale läks minu hing nii täis. Ma tulin koju ja kärvatasin vanamehele. Julius, tooma häbiasi lagedale. Julius vasta. Mis asja sa selle all mõtled? Leontine, armas Leontine. Küll sa tead, mis ma mõtlen. See on nüüd sel ajal nii hirmus sõna, ma ei julge teist suhugi võtta. See on see häbiasi, mis sul M-tähega algab. Julius läks näost päris teist karva. Kui tähe... Mõni juhtub aknalt mööda minema, näeb viimati Kis see siin ikka kolab? Võtta ka välja. Kis see kulab? Näe, üks päev läks Mart Laar ise nelikidalt mööda, et riigipiru kais oli hulk aega õhu täis. No siis, kui ta Päinurmes käis, siis ütlesin mina, et paneme vatiteki akna ette. Et ennemalt, kui jõulupuud pidasime, panime ikka teki ette. Aga Julius keekles ja kõhkles ja eks seda pornograafiat ole nooremas põlves juba küll tehtud, kas enam maksab? Nüüd ütled sa selle kohta pornograafia, aga omal ajal oli selle nimi eesrindlikud võtted. Oled sa üldse mees või paljas udu kogu, et vati teki taga ei julge oma medalit välja võtta? Mis medalist sa räägid, Leontine? Palju sul neid ikka on? See sama üks ainuke ongi. Kuda ta nimi oli nüüd? No see, Lenini 100-aastase sünnipäeva kõva pidamise eest. See! Õhkas Julius. Ja mulle paistis, et tal läks nagu süda hulga kergemaks. See medal on mul Lenini juubelimedal ja M-tähega algab muidugi. Ta on mul tööriista kuuris, kasti sees, teinekord hea kruvi peaks keerata. Nõukogude kruvipeasid selles majas enam ei tarvitata. Võta kerves, aki teine peeneks ja tükid saadame vallamajasse, et kõik saavad teada. Meil on nõukogude häbiasjadega lõpp. Julius ikka viivitas ja tea, kas tasub tühjaga nõnna palju tülinat. Tasub küll. Mina enam häbiväärse eesrindlase naine olla ei taha. Ega ma seda medalit ju eesrindlase pärast saanudki. Sa ju mäletad küll, partorgile oli täpselt ette kirjutatud, et peab olema meeste rahvas, keskmist kasvu, parteitu, kiilas peaga, liipama pahemat jalga ja sügama ennast vahete vahel kaenalt. No hea, kui on veel traktorist koa. No mina siis klappisin ja antigi Lenini sünnipäevaks. Aukiri oli koha kaasas. Sinna peale oli kirjutatud eesrindlike võtete eest ja seoses Lenini 100-aastaseks saamisega. Olgu, kuidas oli, nüüd on sellel häbil lõpp, ütlesin mina. Julius tõi siis suure puulõhkumise kerve
ja toksis oma M-tähega asja peeneks. Niisama peeneks, kui omal ajal kõik need Kaitseliidu aurahad. Süda läks kohe kergemaks ja ausa eestlase tunne tuli kere sisse.